kui ühiskondlik võitlus tuuleveskitega jätkub, noh siis see on vesi meie veskile. Ja oota, ma panen oma selle majandusinimese mütsi pähe siis on ju. Normaalne, sellest on ikka kasu, kui ma vaatan, mis kell ma nõudepesumasina tööle panen. Tere hea vaataja! On 24. veebruar, Eesti Vabariik on saanud 107-aastaseks ja meie päikesepark on saanud 2-aastaseks. Ja tänases episoodis räägime sellest, mis see rahaliselt tähendanud on. Kui palju me oleme võitnud, kui palju me oleme kaotanud ja millised need numbrid siis välja näevad. Nii et head vaatamist. Ja see meid huvitabki, sest et nüüd on 2 aastat täis saanud. 2 aastat oleme saanud säästa, täie rauaga säästa. Meil on 2 aasta võrra arveid, mille pealt Rando saab nüüd teha kena kokkuvõtte selle kohta, et kas ja kui palju see asi siis meile on sisse toonud. Räägime investeeringust. Räägime investeeringust, jah. No esimese hooga peab ära ütlema, et tänases seisus on ta ikkagi veel ainult välja viinud, et tegu ei ole mingi bitcoini või memecoini või mis iganes asjaga, kus paned raha sisse ja siis 2 aasta pärast on see nagu 10 korda suurem. Et küll aga, kui me vaatame nagu mingit sellist nagu mõistlikku finantsinstrumenti, millega investeerida, siis see seis on tegelikult isegi päris äge. Et tuletame siis vaatajale meelde, et 25 800 eurot on meil kogu see süsteem nii-öelda algselt kunagi maksma läinud, etappide kaupa, eks ju. Ja tegelikult tänaseks päevaks, nüüd kui 2 aastat on täis, on juba 4183 eurot sellest tagasi tulnud. Mis on päris kõva sõna, ma ütleks. Et asi, mida ma mõõdan, tulevikku ei ennusta otseselt, aga ma jälgin 2 asja. Ma jälgin viimase 12 kuu nii-öelda keskmist säästu. Ehk siis keskmine sääst tähendab seda, et kui palju meie maksame oma elektriarvet ja kui palju me oleks elektriarvet maksnud, kui me oleks ostnud kõik võrgust ja keskmise hinnaga. Ehk siis börsi hinnaga. Börsihinnaga, nagu mingi börsipaketi hinnaga, mingi spetsiifiline või? Ei, täitsa see börsihind ongi niimoodi, et sul iga tund kõigub elektrihind ja vastavalt siis Okay. Ühesõnaga, ma teisendan meie kilovatid börsi keskmiseks ja sealt tekib see sääst ja sealt tekib siis nii-öelda ka võit. Mis on selles meetodis hea, on see, et see tähendab seda, et nagu kõik erinevad mõjutused, ka nagu energia tarbimise nihutamine, päikesepaneelid, võrgutasud, kõik need asjad nagu kajastuvad selles. Okei. Ja ma tean, et sul on ka selline tore nagu tabel, millega sa ennast lohutad. Siis tasuvustabel, et räägi korra sellest ka. No ma olen jah, tegelikult rääkinud, isegi tagantjärgi panin sisse kõik elektriarved, mis siin majas kunagi makstud on. See on mul ühes hiiglama suures tabelis. Täna ma õnneks ei vaata, et tabeliga kostitama ei hakka. Ma olen hoopis paar graafikut teinud. Aga see tabel on meil YouTube'i all nagu seal all lingina olemas, et kes tahab, saab tõmmata oma järeldusi, kui ta minu järeldustega nagu nõus ei ole. Ja ma arvan, et see ongi õige, sest need use case'id ju kõik on erinevad. Ja võib-olla see ongi see koht, kus tuleks tegelikult nagu vaatajale väga selgelt öelda, et ärge jumala eest nagu meie numbrite pealt oma finantsotsuseid tehke. Jah, et finantseerimisalast nõu me ei jaga. Kohe kindlasti mitte. Sest lõppkokkuvõttes iga case on erinev. See kuidas sa oled harjunud kodus olema, kas sa töötad kodus või ei tööta kodus. Kõik need asjad tegelikult nagu mõjutavad päris palju ja et sellega ma palungi võtta kui ühte kogemust. Nii, aga oota, mis sul oli, et 6 aastaga oleme ära tasunud või mis jutt sellega oli? Mis 6 aastaga? Või 10 aastaga? See oli siuke graafik oli ka. Ja siis üks asi, mida ma vaatan, on siis nagu viimase 12 kuu keskmise säästu summana. Et ühesõnaga ma kogu aeg võtan nii-öelda kokkuhoitud raha, lahutan selle maha alginvesteeringust ja vaatan, et millal see alginvesteering nagu seda pidi nulli jookseks. Ja seda ma vaatan nagu libiseva 12 kuu pealt. Ehk kui me täna vaatame meie viimased andmed on jaanuar 21, 2025, eks ju,
siis selles arvutuses me vaatame perioodi jaanuar 2024 kuni jaanuar 2025 ja järgmises kuus ehk siis veebruaris me muudaks nagu vastavalt veebruarist veebruari. Okei. Ja siis ehk siis millal me selle investeering ennast nii-öelda tagasi teenib, et ta võiks hakata teenima nagu päriselt käega katsutavat selget tulu. Ja see on siis... See on hetkeseisuga ehk siis jaanuari lõpu seisuga on 102 kuud tasuvuse nii-öelda nulli jõudmiseni. Ja see on siis oli mitu aastat? See on siis 10 aastat oleks 120 kuud ehk siis 7 aastat ja natukene peale. See on väga hea. 7,5 aastat vist, jah. Nice. Aga see sõltub hästi palju tegelikult nüüd sellest, mis elektrihinnad edasi teevad, et kui ühiskondlik võitlus tuuleveskitega jätkub, siis see on vesi meie veskile, sest hind on, püsib suhteliselt kõrgel ja seega see tasuvus tuleb ka kiiremini. Sest kui ma ütlesin, et 102 kuud oli jaanuari lõpuseisuga, siis näiteks detsembri lõpuseisuga see sama number oli 112 kuud ja novembri lõpuga see sama number oli 123 kuud. Nii et see on väga utoopiliselt magus näiv investeering selles mõttes. No ta on hetkel on lihtsalt nagu nii-öelda kiire kahanemise faasis, sellepärast et ma vaatan, et nagu võrdlusbaas oleks ühtlane kogu aeg, et siis ma vaatan seda jooksvat 12 kuud, aga me viimased upgrade'id tegime siin septembris või augustis vist. Et ühesõnaga see tootlus ongi täna suurem. No selge, aga et kokkuvõttes sa siis ütled, et tasub ära. Ma saan aru, et selgelt nagu kalkulatsioonid näitavad, et iga kuu tasub ära. Mõtle, see meie põhjus oli ju tegelikult nagu emotsionaalne ja siuke, et nagu tahaks, aga isegi sellest vaatepunktist, jah, ütleme niimoodi, et kui me oleks selle raha pannud siis mingisugusesse investeerimisinstrumenti, siis see instrument oleks pidanud tootma 12% aastas. Mis on selline nagu Roosaare mõõtu lubatav tootlus. Ja, et Planet 42 võib-olla oleks saanud. See oli vist mingi 16. Või oleks saanud sellest ilma jääda. No keegi, jah. Aga näed, meie saame sisse kasseerida. Jah, seda eeldusel, et kogu see investeering kuni lõpuni on ju ilusti ära jookseb ja midagi ei juhtu. Või kedagi. Jah. Aga kas sa tahad näidata oma fantastilisi graafikuid ka selleks, et see ikkagi kohe niimoodi eriti hästi kätte jõuaks, kui palju me oleme säästnud ja üldse? Ja oota, ma panen oma selle majandusinimese mütsi pähe siis on ju. Ja lähme siia tuulikute kõrvale, et ühesõnaga ma tegin 2 graafikut. Ma pidin arvutis tegelikult ühte nuppu ka enne vajutama, sest päris nii maagiliselt see ikkagi ei tööta. Tegin 2 graafikut ja selleks, et me üldse saaks nagu rääkida säästust, siis me kõigepealt peame rääkima elektri hinnast, sest elektri hind otseselt mõjutab tasuvust. Ja nagu öeldud, seni kuni meil ühiskonnas võitlus tuuleveskitega toimub, oleme meie heal kursil. Et vaata, ma tõin sulle välja kõigepealt nagu hinna kohta siis 3 värvijooned. Sinine joon on meil siis börsihinna keskmine ja siin on tegelikult ühikud ka. Siin on 10 senti, siin on 30 senti, aga aastast 2020 läks natukene alla, 21 hakkas tõusma ja nüüd 25 jaanuaris on jälle alla tulnud ja see joon on nüüd 24 kuu keskmine, mitte konkreetse kuu börsihind, sellepärast, et see nagu, ütleme, pikas perspektiivis ei ole tegelikult väga oluline. Ma pean tunnistama, et lihtinimesena ma ei saa päris täpselt aru, miks see ei ole oluline, aga ma võtan, et see näitab siis trendi. See näitab trendi, jah. Vaata, siin on meil 2025 jaanuarina. Sinine joon lõpeb siin alla 0,2 natukene ja see tähendab seda, et 2025 jaanuar kuni 2023 jaanuar, et see hind on olnud alla 0,2 keskmisena kogu selle perioodi. Okei, et ongi olnud nagu languskursil siis nii-öelda.
noh, hetkel on languskursil ja sellepärast, et vaata siin ta hüppas on ju tugevalt ülesse. Ja nüüd, mis on nagu see meie joon, on punane. Ehk see on meie tarbitud elektri hind keskmisena. Ehk samamoodi 12 kuu peale. 24 kuu peale. Ja ta on 24 kuu peale sellepärast, et siis jääb kogu aeg sisse 2 suve, 2 talve. Et 1 suvi, 1 talv võiks nagu mõjutada liiga palju, et see graafik hakkab lihtsalt hüppama. Ja noh, selles mõttes on näha, et meie installeerimine toimus siin. Põhimõtteliselt 2023 jaanuar on ju. Ja peale seda on sisuliselt kogu aeg on see consumed price või siis nagu tarbimise hind läinud alla. Ja noh, nagu öeldud, et peale installeerimist ei saa teha sellist nagu järsku kukkumist, sest me vaatame kogu aeg 24 kuud. Okei, ma panen tähele ka, et võib-olla tasub välja näidata seda tõsiasja, et siin on aastast 2018 on sul 18, ehk siis kui meie saime paneelid 23 jaanuar, see on siis see viimane paneel, seal, kus see asi läheb huvitavaks, see on siis see. Ahaa, okei, selge. Ja see kollane joon, miks meil enne seda juba kollane joon on? Kollane joon on siis nii-öelda see, millise soodustusega võrreldes börsihinnaga me oleme elektrit ostnud. Skaala on, siin on 0,1, see tähendab 10%, 20%, 30% börsi hinnas soodsamat. Võta nii, nagu sa ostaksid poest leiba allahindlusega. Aga ikkagi, kuidas me juba 20 saime soodukat? Sellepärast, et meie tarbimisprofiil oli selline, et juba nii-öelda olemuslikult me tarbisime nagu 5% soodsamalt elektrit, ehk siis me tarbisime odavamal ajal rohkem. Okei, see oli see hetk, kus sa hakkasid kasutama neid pistikuid ja värke. Veel ei olnud. Et ütleme, et see nagu baseline oligi tegelikult umbes siin. Et me ei ole kordagi nagu selles mõttes saanud maksta keskmist börsihinda, sellepärast me lihtsalt ühesõnaga järelikult me tarbime kallimate tundidega vähem. Normaalne, sellest on ikka kasu, kui ma vaatan, mis kell ma nõudepesima sinna tööle panen. Ja, absoluutselt. Aga ühesõnaga siin kuskil ma hakkasin sellega pihta ja siit on ta nagu vaikselt tõusnud ka ja nagu näha, et tegelikult isegi enne paneele me olime juba allahindluse juures umbes 15%. Ja seda siis tänu sellele nupukale juhtimisele on ju? Ja, just, et see oli see tarbimise nihutamine. Ja siit edasi on eks kollane joon ainult põhimõtteliselt üles lähebki. Need sakid, hüpped on seotud siis sellega, et on toimunud mingi oluline nagu uuendus või siis et ütleme, kiired ülesminekud on siis sellega seotud, et me kas panime paneele juurde või nagu midagi tegime. Okei. Et no ma ütleksin, et see kollane nool või jooneke on ikka väga auspicious. No ja hetk viimane täpne number vist oli meil, nagu näha, ta on siin lõpus on natukene läinud allapoole, aga kui sa nagu pikas tõusufaasist tuled, siis ta lähebki natukene allapoole. Ta puhkab jälle praegu, selleks, et minna uuesti üles. Just. Ja me oleme hetkel kuskil 35% soodustuse juures kogu aeg. Mis see siis tähendab, on see, et kui börsi hind keskmisena on 10, siis meie maksame 6,50. Suurepärane. Ja mõtle, kui meil oleks tuulikud, siis maksaks veel vähem. Aga siia ei tea, lase keegi ühtegi püsti panna küll. Ja, aga me tegelikult lubasime rääkida rahast, mitte hinnast. Võtan oma majandusinimese kaupade tere. Võta mul läks segaseks. Et lihtsalt, et see hinna ja soodustuse suhe on oluline asi, millest nagu aru saada. Ja võib-olla siin veel enne tooks nagu vaatajale välja, et tegelikult nagu isegi ilma akude, ilma paneelideta saab seda päris märkimisväärselt juhtuda. Aga see on nüüd täiesti konkreetne rahatabel. Sinine joon on siis jällegi 24 kuu keskmine elektriarve summa.
ja seal üleval ma vaatan, et me seal oleme kuskil 430 euro peal, jah? No kõige tipp on jah, 2023 märts, no kuskil 430 eurot ja, ja see on siis jällegi 24 kuu keskmine, eks ju. Noh, jaanuaris said paneelid paika, umbes veebruari lõpus, märtsis hakkas need tootma ja noh, sealt edasi on ta siis vaikselt alla läinud. Okei, need olid need õudsed ajad siis, jah? Ja, aga siin on nüüd muidugi oluline aru saada, et kui me vaatame seda summa graafikut, siis see tegelikult ei räägi mitte midagi sellest, kui palju me tarbisime. No tõsi ta on, kui me säästame palju, aga samas tarbime ka rohkem, siis see näeb välja nagu midagi ei muutuks. Just. Et noh, mis on nagu selles mõttes selle sinise joone juures võib-olla ka on oluline näha, on see, et kui meil oli siin 2024 talv, 23 lõpp 24 algus talv on ju, et siis siin me kütsime veel puudega maja. Aga see aasta me näiteks puudega enam ei kütnud, sellepärast, et puudega kütmine on liiga kallis. Kui sul on akude päikesepaneelid. See on nagu täiesti sürreaalne, aga küttepuude ostmine ja nendega toimetamine on kallim. Hea trenn siiski. Aga et oleks ikkagi näha, nagu mis kuukaupa ka toimub ja miks ma enamusi graafikuid ei teinud niimoodi, on siis see punane joon siin. See näitab nüüd konkreetselt selles kuus säästu eurodes. Et noh, siit on nagu näha, et suvekuudel, ja kollane joon näitab päikese tootmist. Ehk kui palju tegelikult tootmine otseselt on säästu pakkunud. Ja noh, on näha, et suhteliselt hästi nad nagu käivad samas rütmis. Et ja noh, siis mis meil on rekordsääst üldse on siin olnud 300 eurot ja see on 2024 augusta. Ja 2024 august rekordsääst on ka suhteliselt loogiline, sest 2024 augustis me saime akusid juurde ja paneeli juba oli rohkem. Et noh, tõenäoliselt. Meie jaoks läheb asi ainult ülesmäge. Ja, noh, hetkel jah, selles mõttes, et kuna me oleme täiendanud süsteemi. Ja kollane on nagu, kollane oli siis jah, päikesepaneelide tootmine, rekord tootmise sääst on ka kuskil seal vist juuli 2024 või august, täpselt aru ei saa. Noh, 200 euro kanti. Ja roheline on siis meie keskmine sääst nüüd nagu rahas kokku. Kuule, see jõuab seal juba 200 euro ligi, mis on täitsa arvestatav summa, ma ütleksin. Ja see keskmine on nüüd siis ka 24 kuu keskmine. Tõsi, siin ta algab nagu hästi järsult seega. Järelikult noh, siit nagu varasemat säästu mul tegelikult vist sisse ei tule, et väike siuke defekt. Aga noh, all in all, umbes 2 setti. Aga ega sellega mul ongi tabelid otsas. Väga hea. Siis mina tahaksin küsida seda, et millega me üldse teenime siis, sest ma arvan, et väärib mainimist see, et üks asi, millega me nii-öelda säästame, on see tõsiasi, et meil on nii-öelda odav elekter või siis lausa tasuta. Meil on akud, mis tähendab seda, et me saame tarbida sel hetkel, kui meile sobib seda elektrit, aga siis on veel see pisike faktor ka, et sa osaled või et meie osaleme energiaturul. Sageduse reguleerimise turul, jah? Jah, just. Jah, just. No sageduse reguleerimise turg on meie jaoks nagu uus asi. Ta on hetkel 24 veebruar praegu on, ütleme, et tal on teine täiskuu on alles läbi saanud. Issa, mulle tundus, et see juba terve igaviku. Ma teeks sellest nagu eraldi episoodi, aga ütleme niimoodi, et sealt ikkagi need 2 viimast kuud on umbes 60-70 eurot tulnud nagu lisatootlust. Ja sageduse reguleerimisturg on siis, see on see turg, kus vaata, kuna nagu nii-öelda näiteks põlevkivijaama, sa ei saa kiiresti reguleerida alla ja ülesse. Aku pealt sa saad nagu võrku anda niimoodi snap ja kohe tuleb, on ju. Et siis selliseid hästi kiireid tellimusi seal tehakse. Aga sagedusreguleerimisturg on ka selline, et seal ei ole mitte midagi nagu garanteeritud. Isegi hinnad selguvad tagant järgi.
ja noh, ütleme, et me nagu hetkel mingit nagu pensionifonde sinna rajama ei hakkaks, aga ta on päris märkimisväärne osa. Aga siis sa küsisid on ju teised komponendid konkreetselt numbritest, siis 2 aasta jooksul 868 eurot oleme me kokku hoidnud võrgutasude pealt. Ehk siis tänu oma tootmisele, et mida me ei pea võrgust ostma. 1500 eurot oleme hoidnud päikesepaneelide pealt või noh, päikesepaneelide poolt toodetud elektrist kokku. Ja kogu sääst on siis olnud 4183 eurot selle saate tegemise hetkel. Väga ilusad numbrid. Ma küsiksin ka sellist asja, et kuidas sa seda üldse arvutad? Selles mõttes ma usun, et nii mõnigi, kes võib-olla vaatab, tal on juba kodus midagi püsti pandud ja siis minul nagu sellise tavakasutajana mind väga hirmutaks see, kui ma peaksin hakkama Excelisse mingisuguseid valemeid ise nuputama. Kas on olemas nagu mingid äpid või sa lihtsalt söödad ChatGPT-le ette, et siin on mu elektriarv, et näita mulle midagi või mismoodi? No mina olen endale tõesti nagu Exceli teinud ja noh, näiteks see nüüd siis controller moodul, mis meil seal börsil, sagedusreguleerimisbörsil võimaldab osaleda, see on see energiapaja vooluvalde, et see näitab, ta näitab eraldi sagedusreguleerimise tulu kuu kaupa numbrites, mitte graafikuna, vaid numbrites. Ja näitab graafikuna ka jooksva päeva ja siis summana jooksva kuu säästu. Nii et ühesõnaga siis paneeli paigaldusettevõtte enda äpp on see, mis aitab? Üldiselt küll jah, et noh, igasugune nagu tootmised, vaadata mitu kilovatt-tundi tuli ja need asjad, noh, et need on ikkagi selle inverteriga seotud, aga kui konkreetselt rahalist säästu tahad arvestada, siis see on kas selle müüjapoolne mingisugune rakendus või noh, ütleme lõppkokkuvõttes kõige targem on ikkagi see, et sa võtad lihtsalt oma elektriarve ja vaatad, et kas sa maksid nüüd siis vähem või ei maksnud. No see on see lihtne talupoja mõistus aitab alati. Ja mis muidugi puudutab seda sagedusturgu või sageduse juhtimise turgu, siis see on nii põnev teema, et sellest me kindlasti teeme täitsa eraldi episoodi, kuhu tahame kutsuda ka vähemalt ühe väga põneva külalise. Ja kellegi, kes teab ka asjadest midagi. Täpselt. Sest see on meile täitsa nagu tumemaa, aga noh, see saab üha olulisemaks, sest noh, seda võrgusagedust on vaja ikkagi hoida, eriti kui meil nüüd natuke vähem kaableid. Ja pealegi ma usun, et see on ka selles mõttes nagu väga mõnus närvikõdi neile, kes võib-olla oma kuidas öelda, laenuvõimekuse hoidmiseks päris nagu gamblinguga tegeleda ei taha, aga samas nagu selline legaalne variant seal. No jah, hakkame juba liiga palju sinna minema, aga ütleme, et see nagu öeldud, et sagedusreguleerimine, et vaata, kui sa sellel börsihinna põhjal, sa tead, et sa homme ilmselt ikkagi tahad süüa teha, et sul tekib väga kiiresti, väga selge arusaam, palju sa tarbid ja palju sa säästa saad. Et siis sageduse reguleerimisturg on pigem nagu ikkagi gambling natukene. Väga põnev ja täiesti legaalne. Ja endiselt mingit finantsnõu me ei anna, lihtsalt jagame elevust. Nii, aga kas on veel midagi, millest sa tahtsid rääkida seoses tuludega? Ega mul vist nagu tuludega ei olegi, et pigem ma ütleks, pöörduks vaataja poole, ütleks, et kui sul on küsimusi, siis äkki kirjutan need küsimused siia alla, midagi segaseks, siis noh, ma tegelikult vastan nendele kommentaaridele väga hea meelega ja võib-olla sealt koorub ka mingi teema välja, mida on vaja siis on ju veel käsitleda. Just nii. Aga sellisel juhul tõmbame otsad kokku ja lähme kiluvõileiba sööma. Just. Tata!